algatatud tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu 775 teine lugemine. Palun ettekandjaks sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti, palun. Aitäh, austatud eesistuja, lugupeetud ametikaaslased. Annan siis teile ülevaate, mis toimus peale esimese lugemise lõpetamist, mis lõpetati 16. jaanuaril 2019, siis tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu teise lugemiseks ettevalmistamisel. Muudatusettepanekute tähtajaks määrati siis esimese lugemise järgselt 23. jaanuar 2013 ja kell 17.15. Ja tähtajaks esitasid muudatusettepanekuid Riigikogu liikmed Tarmo Kruusimäe, Madis Milling, Raivo Aeg, Andres Metsoja, Hardi Volmer, Aadu Must, Jüri Saar ja Märt Sults. Riigikogu liikmed esitasid eelnõule kokku 15 muudatusettepanekut. Sotsiaalkomisjon saatis ka eelnõu enne esimest lugemist veel ka ettevalmistamises osalenud organisatsioonidele kirja, milles paluti siis eelnõu reguleerimisalasse jäävaid ettepanekuid ja arvamusi eelnõu kohta. Ja muudatusettepanekute ja eelnõu ettevalmistamisel osalesid ka Tubakatootjate Eesti Assotsiatsiooni ja Philip Morris Eesti OÜ. Lisaks saatis komisjon, tuginedes meie eelnõu esimesest lugemisest toimunud aruteludele, Sotsiaalministeeriumile kirja, millest oli meil tegelikult ka juttu esimese lugemise siin saalis arutelul, milles tegi ettepaneku ja palus Sotsiaalministeeriumil arutada ja analüüsida vajadust lisada tubakaseadusesse uus tubakatoodete ehk siis kuumutatavate tubakatoodete kategooria ning vajadusel algatada vastavasisuline seaduseelnõu. Oma arvamuse eelnõule saatsid ja esitatud ka muudatusettepanekute kohta Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ning Lendav Liblikas OÜ. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda avaldas toetust Riigikogu liikmete esitatud muudatusettepanekutele, mis on seotud kuumutatavate tubakatoodete regulatsiooni lisamisega eelnõu regulatsiooni. Nüüd, peale eelnõu esimese lugemise lõpetamist oli eelnõu sotsiaalkomisjoni päevakorras 3 istungil: 28., 29. jaanuaril ning 11. veebruaril. Ja ma annangi ülevaate, mis nendel komisjonidel siis toimus. 28. jaanuaril osalesid siis sotsiaalkomisjoni liikmed Monika Haukanõmm, Igor Kravtšenko, Jüri Jaanson, Liina Kersna, Tarmo Kruusimäe, Maire Aunaste asendusliige, Marika Tuus-Laul, Maris Lauri, Raivo Põldaru, Viktor Vassiljev ja kutsutud olid Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse, õigusosakonna juhataja Ebe Sarapuu, Rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna peaspetsialist Maret Mets, Philip Morris, Eesti Osaühingu esindaja vandeadvokaat Jüri Raidla, Maris Leemets, Japan Tobacco Industrial esindaja Jaanus Pauts, Tubakatootjate Eesti Assotsiatsiooni juhataja Taavi Salumets ja Riigikogu liige Madis Milling. Ja arutelul siis kõigepealt Jüri Raidla tutvustas eelnõule esitatud muudatusettepanekuid ja ka seda, millest meil juba esimesel lugemisel oli juttu, et 7. jaanuaril arutati neid muudatusettepanekuid ka Euroopa Liidu asjade komisjonis. Ta selgitas ka seda, et tegemist ei ole ühe ettevõtte ainuhuviga, vaid pikas perspektiivis puudutab see tegelikult kõiki tootjaid, kelle tooteportfellis kuumutatavad tooted peaksid olema. Tarmo Kruusimäe andis ülevaate siis eelnõule esitatud muudatusettepanekutest ja nii nagu dokumendid ka muudatusettepanekutega on kõik avalikud, et muudatusettepanekuid oli siis 2 liiki. Ühed muudatusettepanekud puudutasidki siis kuumutatavate tubakatoodete regulatsiooni ja teised muudatusettepanekud puudutasid siis e-sigareti valdkonda või puudutavat. Nüüd sotsiaalkomisjonis kuulati ära nii Tarmo Kruusimäe kui Madis Milling, kes tutvustas siis ja täiendas ka e-sigarettide teemat. Ebe Sarapuu tutvustas Sotsiaalministeeriumi muudatusettepanekuid, sest Sotsiaalministeerium tuli 3 muudatusettepanekuga, millest küll hiljem vormistati siis sotsiaalkomisjoni ettepanekud.
Ja see tähendab, ministeeriumi ettepanek oli kasutada erandit, mis tuleneb redaktsioonimäärusest ja näeb ette, et Eestis turule viidava tubakatoodete puhul on kordumatu tunnuse väljaandja Eesti määratud väljaandeandja ja selgunud on ka see, et tänaseks plaanivad erandit kasutada kõik liikmesriigid ja tulenevalt eeltoodust rakendada ka pikemat üleminekuaega. Selleks, et ette näha 3 kuud ehk kuni 2019. aasta 20. augustini tunnustab Eesti tootja riigitunnuse väljaandja antud kordumatuid tunnuseid ja alates 20. augustist oleks tunnustuse väljaande Eesti määratud kordumatu tunnuse väljaande. Tarmo Kruusimäe küsis, et kas tootja riigi poolt on kordumatu tunnus pakendile juba kantud, siis miks soovitakse määrata veel Eesti kordumatu tunnuse väljaandja ja hakata uuesti Eestis tunnuseid pakendile panema. Ja Maret Mets vastas, et mõte on selles, et kõik tubakapakid saavad koodid peale Eestis, mitte välismaal. Nüüd nende ettepanekute tutvustamise korral esitati päris palju küsimusi. Ja Sotsiaalministeeriumi poolt oli laekunud siis ka meile kiri, et Sotsiaalministeerium oli seisukohal, et põhimõtteliselt ei ole ka praegu takistusi kuumutatavate tubakatoodete Eesti turule tulemisena, kuid probleem on tervisehoiatuse regulatsiooni kohaldamisega õigel moel ja samuti on pakendil suuruse küsimused, mistõttu peale erinevate variantide kaalumist leiti, et mõistlik oleks teha eraldi regulatsioon. Ja oluline on, et kuumutatavatele toodetele üldiselt rakendus kõik muu tarbimisregulatsioon ning tänastele teistele suitsetatavatele ja mittesuitsetavatele toodangutele reklaamikeeld, tarbimise piirang ning seetõttu toetab Sotsiaalministeerium kuumutatavaid tooteid puudutavaid ettepanekuid. Asekantsler lisas, et ministeerium ei toeta ettepanekut ühtlustada keeld e-sigarettide vedelikes lõhna- ja maitseainete kasutamisel. Ja ta juhtis ka tähelepanu, et e-sigaret ei ole suitsetamisest loobumise tunnustatud vahend. Nüüd komisjoni esimehena märkisin ma seda ja tõin välja, et 14. jaanuari istungil otsustas siiski sotsiaalkomisjon jätkata arutelu valitsuse poolt esitatud eelnõu raames ehk siis see, mis puudutab direktiivi vastuvõtmist ja et kuidas me nüüd edasi siis asjaga läheme, on esitatud muudatusettepanekud. Jüri Jaanson küsis, et varasemalt on Sotsiaalministeeriumi esindajad juhtinud tähelepanu sellele, et kuumutatavate tubakatoodete kasutamiseks ei ole praegu tubakaseaduse valguses probleeme, siis miks nüüd on leitud, et vajalik oleks see seaduse tasandil reguleerida. Ja erinevaid vastuseid andsid nii Jüri Raidla kui ka Ebe Sarapuu, selles mõttes on, kes soovivad põhjalikumalt, protokoll on avalik, ma kogu protokolli ette lugema ei hakka. Ja kõik need ettepanekud, arutelud, küsimustele vastused saades otsustas siis sotsiaalkomisjon, et jätkab oma arutelu ja hääletab, nii nagu tavaline on peale kaasatud isikute ärakuulamist, siis järgmisel istungil ehk 29. jaanuaril. 29. jaanuari istungil osalesid siis Monika Haukanõmm, Igor Kravtšenko, Jüri Jaanson, Madis Milling, Liina Kersna asendusliige, Tarmo Kruusimäe, Maire Aunaste asendusliige, Maris Lauri, Raivo Põldaru, Viktor Vassiljev. Ja kutsutud olid siis Sotsiaalministeeriumi poolt terviseala asekantsler Maris Jesse, Rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna peaspetsialist Maret Mets ja Heidi Vessel ja Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna juhataja asetäitja Ebe Sarapuu. Ja nüüd siis komisjon jätkaski arutelu koos Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajatega eelnõule esitatud muudatuste osas. Ja mina andsin komisjoni esimehena teada, et eilse sotsiaalkomisjoni istungi järgselt saatis Philip Morris Eesti OÜ ja Japan Tobacco Industrial esindajad oma täiendavad arvamused ka eelnõu kohta. Maris Jesse märkis, et Sotsiaalministeeriumi on esitatud arvamustega tutvunud ning arutanud veel kord kuumutatavate tubakatoodetega seonduvalt ja tulenevalt eeltoodust otsustati, et kuna kuumutatavate tubakatoodetega
on veel mitmeid lahtisi küsimusi, sest tuleks pigem järgida sotsiaalkomisjoni poolt tehtud ettepanekut kaaluda uue eelnõu algatamist ja jätkata eelnõu 775 menetlemist, keskendudes eelnõu põhieesmärgile ehk tubakadirektiivi artiklite 15 ja 16 Eesti õigusesse ülevõtmisele. Mina küsisin, et kui komisjon siiski otsustab toetada kuumutatavate tubakatoodete kohta esitatud muudatusettepanekuid, siis mida see tegelikult tähendab maitse- ja lõhnaainete osas ja mis siis praegu on e-sigarettidele keelatud. Ja Maris Jesse vastas, et kuumutatavatele toodetele luuakse eriregulatsioon, siis praeguse sõnastuse kohaselt oleks need tooted võimalik kasutada maitse- ja lõhnaainete kasutamisega ning seda Sotsiaalministeerium ei toeta. Ministeerium toetab erinevate tubakatoodete puhul võrdset kohtlemist ehk maitse- ja lõhnaainete mittekasutamist. Seega ei saa toetada kuumutatavatele toodetele eriregulatsiooni sisseviimist enne, kui on põhjalikult analüüsitud ja tehtud ka vastavad tehnilise normi teavitused Euroopa Komisjonile. Raivo Põldaru soovis täpsustada, kas tubakadirektiiv lubab maitse- ja lõhnaaineid või mitte. Ebe Sarapuu vastas, et Philip Morris Eesti osaühingu esindaja poolt esitatud arvamuse toodu kohaselt, kui maitse- ja lõhnaainete keeld ette näha, siis rikuks Eesti Euroopa Liidu õigusakte. Ja Maris Lesse ka lisas, et ministeeriumi õigusnõunike seisukoht on, et maitse- ja lõhnaainete keeldu saab kohaldada, kuid selleks tuleb eelnevalt teha Euroopa Komisjonile tehnilise normi teavitus. Nüüd oli veel erinevaid arutelusid, küsimusi. Küsiti ka seda, või avaldati arvamust ka sellele, et Monika Haukanõmme poolt, et antud olukorras tuleks keskenduda eelnõu põhieesmärgile ja muud regulatsioonid lahendada siis uue eelnõu raames, järgides seejuures hea õigusloome tava, kaasates erinevaid osagruppe ja huvigruppe, et praegune kaasamine on olnud pigem juhuslik ja kaootiline. Raivo Põldaru lausus, et ta toetab Monika Haukanõmme ettepanekut jätkata eelnõu arutelu, keskendudes eelnõu põhieesmärgile. Sama arvas ka Jüri Jaanson, et tuleks jääda eelnõu algse variandi juurde. Ja komisjon jätkas siis muudatusettepanekute hääletamisega. Hääletati siis nii 3 Sotsiaalministeeriumi poolt toodud muudatusettepanekut, kui siis nii nagu algselt öeldud, Riigikogu liikmete poolt oli esitatud siis 15 muudatusettepanekut. Ja muudatusettepanekutest leidsid siis toetust need, kes jälgivad ja loevad nüüd siis ka eelnõu seletuskirja, siis leidsid toetust muudatusettepanek number 6 loetelus, mis on sotsiaalkomisjon ja arvestatud täielikult, see oli Sotsiaalministeeriumi ettepanek, leidsid toetust muudatusettepanek number 9, mis oli ka sotsiaalkomisjon, arvestatud täielikult, leidis toetust ka Riigikogu liikmete Tarmo Kruusimäe, Madis Milling, Raivo Aeg, Andres Metsoja, Hardi Volmer, Aadu Must, Jüri Saare muudatusettepanek ja see oli muudatusettepanek number 14. Ja komisjoni palvel pöördusime siis me ka seoses muudatusettepaneku toetuse saamisega õigus- ja analüüsiosakonna poole, sest tegelikult need muudatusettepanekud, mis olid Riigikogu liikmete poolt esitatud, on käsitletavad siiski nagu tervikuna ja paketina. Meile meie õigus- ja analüüsiosakond saatis ka kirjaliku vastuse selle kohta, kus ta siis selgitab, et kui nimetatud ettepanekut on nüüd toetatud, et kas see siis muudab kuidagi ka eelnõu seadusele raskesti tõlgendataks või inimestele, kes loevad hiljem. Ja üks küsimus oli ka siis see, et millist probleemi näete, kui muudatusega eelnõusse on sisse hääletatud ja see sõnastus rakendub, siis meie õigus- ja analüüsiosakond ütles, et nad ei näe muudatusettepaneku viimisel eelnõusse erilisi sisulisi probleeme, sest paragrahvi 4 sisu olemusest ei muutu. Küll aga selgitati ka seda, et
et on võimalus hääletada kas komisjonis, kui soovitakse ümber hääletada, või siis juba suures saalis ja muudatusettepanek on komisjonis võimalik või siis suures saalis hääletada siis vastavalt kodu- ja töökorra seaduse paragrahv 106 lõike 2 alusel ja siis komisjoni ettepanekul. Nii, ja samas viidati ka sellele, et mõistlik tundub esimene lahendus, et väike probleem ei vääri täiskogu ette minemist või pigem see võib segadust tekitada, aga midagi ka ei juhtu, kui see 14 teeb nii. Ja leidis ka toetust siis muudatusettepanek number 17, see on siis Sotsiaalministeeriumi poolt ja sotsiaalkomisjonis sai see täielikult arvestatud. Sotsiaalkomisjon langetas ka ettepaneku võtta eelnõu päevakorda täna, see oli konsensuslik, teha ettepanek teine lugemine lõpetada, konsensuslik, saata kolmandale lugemusele, kui teine lõpetatakse 20. veebruaril, konsensuslik, ja teha ettepanek siis läbi viia lõpphääletus. Need olid siis 28. jaanuari otsused. Nüüd me kogunesime veel ka 11. veebruaril. Osa võtsid Monika Haukanõmm, Igor Gorotšenko, Liina Kersna, Tarmo Kruusimäe, Maire Aunastu asendusliige, Toomas Vitsut, Marika Tuus-Lauli asendusliige, Maris Lauri, Raivo Põldaru, Viktor Vassiljev. Ja kuna vahepeal puudus ametnik Triinu Täht, siis tegelikult komisjoni liikmetel mitmed küsimused, mis me olime esitanud ka asekantslerile, me tahtsime saada selgitust, sest Triinu Täht oli käinud seda siis Ellex Raidla ettepanekut ja seda, mida ka arutas siis oma istungil Euroopa Liidu asjade komisjon seal selgitamas. Ja nüüd toimuski siis võimalus komisjoni liikmetel esitada Triinu Tähele ka küsimusi ja Triinu Täht selgitas, et eelnõu peamine ja kõige tähtsam eesmärk on võtta üle direktiivi artiklid 15 ja 16, mille alusel hakatakse alates 2019. aasta 20. maist rakendama üle-euroopalist tubakatoodete tuvastamise ja jälgimise süsteemi. Tegemist on üsna karmi tähtajaga kõikidele liikmesriikidele ja Eestis teeb selle keeruliseks Riigikogu valimiste aegne periood. Ja tõi ka selle välja, et ministeeriumi esindajana lisas ta, et kuumutatavate tubakatoodetega seonduvaid küsimusi on pikalt arutatud nii Euroopa Liidu asjade komisjonis ning tulenevalt sellest leiti, et see muudatus võiks teha. Kahjuks tekkis aga ministeeriumis arusaamatus maitse- ja lõhnaainete kasutamise osas ja ta rõhutas veel kord, et ministeeriumi prioriteediks on direktiivi artiklite 15 ja 16 ülevõtmine. Tarmo Kruusimäe küsis, et millest tulenevalt ministeerium siis muutis oma seisukohta ning milline dokument võeti selle otsuse tegemisel aluseks. Ja Triinu Täht vastas veel kord, et eelkõige nähti ohtu selles, et eelnõu ei jõuta õigeks ajaks ära menetleda. Ja kinnitas, et Sotsiaalministeerium ei ole vastu kuumutatavatele toodete reguleerimisele ja sellega seonduvalt ollakse nõus arutama, kuid mitte antud ajaruumis. Sotsiaalkomisjon langetas otsused kiita heaks eelnõu teise lugemise menetlusdokumendid ja see oli konsensuslik. Nüüd ma olen andnud teile ülevaate sellest, mis 3 sotsiaalkomisjonis toimus. See on väga lühike ülevaade, soovitan teil südamest lugeda protokolle. Seal on palju küsimusi, palju vastuseid, erinevaid arvamusi, aga ma ei hakka teie aega ja kahjuks aeg surub peale siin, et muidu võiks ju mina siin pikalt rääkida, aga mul on jäänud vähem kui 2 minutit seda teha, nii et ülevaateks on piisavalt. Seletuskiri on väga põhjalik, juures on ka kõik muudatusettepanekud ja hääletamise tulemused. Nii et see oli selline lühike kokkuvõte ja ülevaade. Aitäh! Vähemalt üks küsimus tuleb ka saalist. Toomas Kivimägi. Aitäh, härra juhataja, väga lugupeetud sotsiaalkomisjoni esimees. 23. jaanuaril esitasid 7 Riigikogu liiget 10 omavahel seotud muudatusettepanekut ja need puudutasid kuumutatavaid tubakatooteid. Tegemist on ilma vähima kahtluseta sisemiselt integreeritud parandustega ja võttes arvesse loogikat ja ka Riigikogu kodu- ja töökorra seadust, siis tegelikult oleks tulnud neid muudatusettepanekuid hääletada üheskoos ja käsitleda ka ühe muudatusettepanekuna.
Teadmata põhjustel tegelikult sotsiaalkomisjon ei läinud seda teed ja ma kuulasin teid väga tähelepanelikult ja ka teie sõnavõtust ei saanud ma vastust sellele küsimusele, et miks. Ja kuna hääletati ühekaupa, siis tegelikult tekkis selline väga omapärane olukord, kus 10 muudatusettepanekust 9 ei leidnud toetust, küll aga leidis 1 toetust. Mis tähendab seda, et tegelikult komisjon toetas nende muudatuste sissevõtmist. Kas te peate nüüd õigeks, et ka ülejäänud 9 võetakse eelnõusse sisse? Aitäh! Aitäh, austatud küsija! Me ei saanud kahjuks seda arutada ja kompleksselt hääletada, kuna mitmed muudatusettepanekud, mis olid esitatud algatajate poolt, olid sellised, mis näiteks muudatusettepanek number 2, mis puudutas tühistada tubakaseaduse paragrahv 81 lõike 2 punkt 5, seaduses sellist paragrahvi pole. Me pidime neid minema hääletama ühekaupa, sest muudatusettepanekud ei olnud esitatud korrektselt. Aitäh! Tarmo Kruusimäe. Tänan. Ja esimees, hea ettekandja, kui nüüd tähelepanelikult vaadata, siis on ka päris suur vahe esitajate nimede seas, ehk siis need ei ole autentselt täpselt ühed ja samasugused. See, et teie otsuse, et 8,1 oli siis arvuti saatan teinud 89, ei takistanud menetlemast seda muudatust, sest seletuskiri oli, mida seal silmas peeti, aga minu küsimus, et mille alusel, et kui 6 inimest oli ettepanekuga kattuvad, 1 aga ei olnud ja otsustasite arvata kõik nad üheks suureks kompaktiks, et mille järgi selline hinnang, aitäh? Ma nüüd täpselt aru ei saanud, ma väga vabandan, austatud küsija, ma täpselt aru ei saanud, et muudatusettepanekute esitajate nimede osas, et nad on esitanud kollegiaalselt muudatusettepanekud, nende kõikide esitatud muudatusettepanekud said läbi esitatud, protokolli on pandud sisse minu küsimus, mille ma esitasin peale hääletust, kas kellelgi on probleeme, pretensioone hääletuse osas. Mitte ühtegi probleemi sotsiaalkomisjonis ei avaldatud, mitte ühtegi. Ükski, ei asendusliige ega põhiliige, kõik olid päri, et see hääletus on selline. Aitäh! Toomas Kivimägi. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud ettekandja. Te mainisite korduvalt igati põhjendatult, ja viitasite 2 direktiivile punktile, mille ülevõtmine on väga oluline. Siit minu küsimus taaskord kuumutatavate tubakatoodete kohta. Kas nende toodete ülevõtmine meie seadusandlusesse ei tulene direktiivist ja kas, kui me seda üle ei võta, kas me ei ohustab ka trahv sel puhul või mitte? Aitäh! Ja aitäh teile küsimuse eest. See tegelikult on nii protokollitud, ka komisjonis räägitud see, et see niivõrd hilja algatati üldse, sest algatati see 10. detsembril 2018, nende 2 direktiivi ülevõtmine, mis puudutavad siis direktiiv 15 ja 16, ehk siis nagu salasigarettide avastamine ja märgistamine õigete. Et tõepoolest, kui õigeks ajaks üle ei võeta ja nii nagu oli ka tekstis öeldud, et meil on või olla ka seletuses ja ka protokollis öeldud, et meil on ka siin vahepeal veel Riigikogu valimised, siis Eestile võib rakenduda, see on ka seletuskirjas, trahv selle eest, et neid üle ei võeta. Selle tõttu ka sotsiaalkomisjon oma esimesel protokoll, kui tulime esimesele lugemisele, avaldasime arvamust ja soovi ja veel ka peale nende ettepanekute laekumist, mis olid muudatusettepanekud, et esialgne variant, mis puudutab 2 direktiivi, kus on vähem eriarvamusi, et sellega oleks mõistlik edasi minna, vastasime ka ju, pöördusime ka sotsiaalkomisjoni poolt, Sotsiaalministeeriumi poole, andsime Euroopa Liidu asjadele selgituse, et muud teemad, ehk siis seesama kuumutatavad tubakatooted, et muidugi see on direktiiv, aga sellega ei ole sellist kiirust ja aega, nagu on nende 2 15 ja 16 ülevõtmisel. Ja komisjon mitmel korral väga üksmeelselt enne esimest lugemist ja arutades Euroopa Liidu asjade komisjoni siis pöördumist, sest Euroopa Liidu asjade komisjon ka oma protokollis märgib, et need ei ole otseselt seotud, millega pöördus ka Raidla, et need ei ole otseselt seotud nende direktiividega, aga need võiks olla avatud arutelu Sotsiaalministeeriumis selle seaduse muudatuseks,
Nii et meie kiri sotsiaalministrile või see Sotsiaalministeeriumile tegelikult seda ka sisaldas, et me soovime, et ministeerium alustab seda arutelu ja vajadusel tuleb selle seadusega Riigikogu suurde saali. Ja kui lugeda siit nüüd ka seda, mis puudutab siis Euroopa Liidu asjade komisjoni, siis ta tegelikult siin härra Vitsut ise ütleb meelde või ütleb, et nii, tsiteerin siis. Kuna Riigikogu menetluses on hetkel seaduseelnõu 775, mis puudutab tubakaseadust, siis on advokaadibüroo uuesti Euroopa Liidu asjade komisjoni poole pöördunud ja teinud ettepanekud seaduse muutmiseks. Tuleb märkida, et 775 SE algne eesmärk pole otseselt seotud advokaadibüroo ettepanekutega, kuid seadus, mida muudetakse, on sama. Sellest tulenevalt pöördusime veel kord, loen ette selle või lihtsalt ka protokolli huvides, pöördusime Sotsiaalministeeriumi poole palvega komisjoni nimel võtta uuesti lauale seadus, et rahulikult, kaasates erinevaid huvigruppe, rahulikult arutada ja ka Eestis võimaldada siiski kuumutatavate tubakatoodete kasutamine, mitte et ei tekiks probleemi, et see on lubatud näiteks Lätis ja Eestis mitte. Nii et selline olid komisjoni menetlused. Meil on kiri, millega pöördusime siis Sotsiaalministeeriumi poole, et komisjoni liikmed avaldavad arvamust, et kuna kuumutatavad tubakatooted on meie naaberriikides käibel, siis tuleb teemaga edasi tegeleda, mistõttu pöördume teie poole ettepanekuga Euroopa Liidu asjade komisjonis arutatud Ellex Raidla advokaadibüroo kirjas toodud teemat väga tõsiselt ning vajadusel algata seaduseelnõu, kaasates kõiki huvigruppe. Aitäh! Aadu Must. Aitäh! Mina komisjonis ei osalenud ja seetõttu jälgides ka neid väiteid, ma eelkõige tuginen sellele, mida te kõnepuldist räägite. Ja ma sain aru, et parandusettepanekutele, mis see rühm inimesi esitas, on teil peaaegu heatahtlik suhtumine, aga ei tea, kas neid arutada komisjonis või suures saalis, aga vist ikka ei aruta kummaski. Või kas me neid hääletame või ei hääleta või leidsitegi nii, et toredad asjad komisjonis nagu ei jaksa, las suur saal arutab, aga ikka ei hääleta ka. Ei, ma väga vabandan. Aidake selgus selle saada, et ei juhtuks nagu ühel eelmisel parandusettepanekul, et vahepeal tuleb vaheaeg võtta ja küsida, mida me hääletame, kuidas hääletame ja miks me mõnda asja ei hääleta. Aitäh! Suur aitäh, austatud Aadu Must! Sotsiaalkomisjon hääletas kõik muudatusettepanekud komisjoni istungil läbi. Absoluutselt kõik. Nende Riigikogu liikmete esitatud muudatusettepanekud läbi. Suures saalis on alati võimalus nii algatajatel, fraktsioonidel nõuda hääletust ja seda kindlasti saab ka teha, nii et siin ma kannan ette komisjonis toimunut, see, kas minu suhtumine on heatahtlik, pahatahtlik, toetav, mittetoetav, ilmselt avaldub hääletamisega, kui me neid hakkame läbi hääletama täna, siis, ja me kindlasti hakkame, siis kindlasti ma oma suhtumist avaldan hääletades. Ja mul ei ole sellist suhtumist ei kuumutatavatesse ega e-sigarettidesse, mida ma peaksin siin puldis teiega jagama. Aitäh, see on nagu isiklikult. Komisjoni pool selliseid arutelusid meil ei olnud. Krista Aru, palun. Aitäh, härra juhataja, austatud sotsiaalkomisjoni esimees. Ma küsin ka loomulikult selle kuumutatavate tubakatoodete kohta. Kas ma sain nüüd õigesti aru, et Sotsiaalministeerium soovitab ja soovib, et Euroopa Liidu direktiivi võetakse üle poolikult, võetakse üle kindlasti see paragrahv 15 ja 16 ja siis kuumutatavate tubakatoodete asjus alustatakse alles arutelusid ja jõutakse kunagi selleni. Aitäh! Aitäh küsimuse eest, et ma saan vastata seda, et tõepoolest meil komisjonis oli algselt Sotsiaalministeeriumi seisukoht, mis toetas kuumutatavaid tubakatooteid ja nende muudatusettepanekuid. See seisukoht muutus peale siis erinevate, ma ei tea, selguse hetkede või arusaamiste kooskõlastamist. Ma veel kord loen ette selle koha, mis oli siis sotsiaalkomisjonis 29. peast ütlen, aga eeldan, et see oli 29. Ja see seisukoht on
selline. Kui mina andsin teada, et eilse sotsiaalkomisjoni istungi järgselt saatsid Philip Morris Eesti Osaühing ja Japan Tobacco Industrial esindajad oma täiendavad arvamused eelnõu kohta, siis Maris Jesse märkis, et Sotsiaalministeerium on esitatud arvamustega tutvunud ning arutanud veel kord kuumutatavate tubakatoodetega seonduvat ja tulenevalt eeltoodust otsustanud, et kuna on veel mitmeid erinevaid küsimusi, eriarvamusi, lahtisi otsi, tuleb järgida kunagi sotsiaalkomisjoni poolt saadetud kirja, mille me langetasime juba esimese eelnõu arutuse eel ja täielikus üksmeeles, ei mingisugust erakondlikku või mingit, et see teema tuleb avada, sellega tuleb tulla, aga kiiresti tuleks siis menetleda direktiivi punktid 15 ja 16 ja keskenduda eelnõu põhieesmärgile ehk tubakadirektiivi artiklite 15 ja 16 Eesti õigusesse ülevõtmisele. Nii et jah, te saite õigesti aru, et esimeses arutelus ja esimesel protokollis, kui me kohtusime sotsiaalkomisjoni istungil 28. siis oli ministeeriumi seisukoht toetav, 29. saades erinevaid siis selgitusi ja erinevaid arutelusid ja veel kord ma puudutan ka seda, mis oli siis meie viimases komisjonis, kus osales meil ka Triinu Täht, kes oli ju ettekandja nii sotsiaalkomisjoni arutelul enne esimest lugemist kui ka Euroopa Liidu asjade komisjonis, siis tema on öelnud, ja see on nüüd protokollist võetud, et ministeeriumi poolt kuumutatavate tubakatoodetega seonduvaid küsimusi on pikalt arutatud Euroopa Liidu asjade komisjonis ning sellest tulenevalt leiti, et sellise muutuse võiks teha. Kahjuks tekkis aga ministeeriumis arusaamatus maitse- ja lõhnaainete kasutamise osas. Ja rõhutas, et ministeeriumi prioriteediks on direktiivi artiklite 15 ja 16 ülevõtmine. Ja kui lugeda ka seda, et miks siis ministeeriumi poolt asekantsler ka seda põhjendas ja selgitas, siis see on protokollist, jälle loen, ministeerium toetab erinevate tubakatoodete puhul võrdselt kohtlemist ehk maitse- ja lõhnaainete mitte kasutamist. Seega ei saa toetada kuumutatavatele toodetele eriregulatsiooni sisseviimist enne, kui on põhjalikult analüüsitud ja tehtud tehnilise normi teavitus Euroopa Komisjonile. Ehk siis, kui tänase seaduse järgi e-sigarettidel ei ole, siis maitseaineid ja oleks nüüd selle direktiivi ülevõtmisel tekkinud need kuumutatavatele toodetele, siis oleks nad olnud omavahel vastuolus. Aitäh! Palun, Vilja Toomast! Jah, aitäh. Hea Helmen, ma ikkagi meenutan, et vahepeal sa ajad sassi, sa räägid direktiividest 15 ja 16, me räägime ikkagi Euroopa Liidu direktiivist aastast 2014 ja selle artiklitest 15 ja 16 ja me oleme seda direktiivi vastu võtnud juba paaril korral. Ja minu küsimus ka tegelikult on üldisem ja puudutabki seda, et just sama neid lõhnaaineid, mida vahepeal on Riigikogu vastu võtnud ja keelanud e-sigarettidel lõhna- ja maitseainete kasutamise, mida ma väidan ka, et tegelikult on vastuolus sellesama Euroopa Liidu tubakadirektiiviga, sest ei saa ju keelata neid asju, mis on direktiiviga keelatud keelata. Et see on, minu meelest on täiesti absurdne olukord ja nüüd te tahate veel korra keelata. Ja minu andmetel, ma küsin üle, kas komisjon on näinud ka seda eelmist teavitust Euroopa Komisjoni poole, millega ministeerium annab teada, et me teeme erandeid selle tubakadirektiivi ülevõtmisel lõhna- ja maitseainete osas, aitäh. Nüüd on siin mitu küsimust. Kõigepealt ma tänan paranduse eest, tõepoolest ilmselt keelevääratus oli, me räägime muidugi tubakadirektiivi artiklite 15 ja 16 Eesti õigusesse ülevõtmist, aga see oli kõigile ilmselt ka mõistetav, et see nagu vast ei ole see põhiküsimus. See, mis on Riigikogu kunagi hääletanud ja vastu võtnud, see, mis puudutab e-sigarette, sellest rohkem kui muudatusettepaneku esitaja, kes soovib ka seda muuta, selgitas ja rääkis, ei olnud, sellepärast et see muudatusettepanek olekski sellega tühistanud, ehk siis nende lõhna- ja maitseainete kasutamise. Nii et ma ei saa anda hinnanguid sellele, mida suur saal on juba seadusena vastu võtnud. Mina räägin seda, mis oli praegu komisjonis arutelul ja muidugi ma mäletan, nüüd ma ütlen natuke väljaspool siis nagu selle arutelu teksti, et jah, tõepoolest Sotsiaalministeerium koostöös siis teiste ministeeriumiga teavitas
sellest muutusest, et Eesti keelab e-sigarettide korral need lõhna- ja maitseained. Ja sellele teavitusele tuli ka vastus, kõigepealt 2 riiki, jälle ütlen peast, et 2 riiki tahtsid selgitusi täiendavaid saada, see lükkas veel menetlemise 3 kuud edasi, sest seal on ette nähtud tähtajad 3 kuud, aga see ei olnud selle komisjoni arutelus rohkem kui ainult esitajate poolt esitatud muudatusettepanekute raames. Aitäh! Tarmo Kruusimäe. Tänan, hea aseesimees ja ettekandja. Kuidas me täna siis peaksime käituma, et kas suur saal on üldse pädev otsustama või me peame jääma tuginema siis ametnike ja ütleme komisjoni hinnangutele või oskab ka suur saal ise otsustada? Aitäh! Suur aitäh selle küsimuse eest. Täpselt selliselt seda küsimust sotsiaalkomisjonis ei arutatud, aga ma olen täiesti kindel, et 101 Riigikokku valitud Eestimaa parimat poega ja tütart suudavad oma poega mõelda ja kohe me näeme sellel hääletusel. Aitäh! Suur aitäh!